Esimene kevadine linask. Nonii. Ahoi kotkad, mis toimub siis? Ahoi! Kes siin ütles 60 laager või? Pidavat olema kalastuslaager. Tegime tiimid juba ära, enne me jõudnudki filmida, et alumise kämpsa poistega lähme vee peale. Meil on ju 1. mai ja nüüd hakkame kõvasti augi tõmbama. Teised jäävad kalda peale. Praegu käsikatega püüdma saavad hommik, Squeaks, suurt tänud sul 10 kulli eest peremees. Ja vaatame, mis toimub siin hommikul, juba igavene suur mulks käis seal. Ei tea, kes oli, võib-olla haug, võib-olla midagi muud. Aga jah, mis siin ikka, vestid selga ja kellel ei ole veel ja paneme vee peale. Max ja Moritsal on need grillvorstid, ja see ei ole väga mis on... See on päris korralik haug. Mingi šašlõki grillvorstid, et türa need on räme head lihtsalt. Kuule, see on päris ilus haug ju. See on ju päris ilus haug, poisid. Mis see ikka jah, kaalume ära, mõõdame ära ja ongi. Ja mis ta pikkus on siis? Ütleme nii, vähe. Türa, kus see haug on tappa saanud või? See on täpselt igalt poolt lõhki. Või 61, midagi siukest. No, ühesõnaga praegu kaaluma ei hakka, aga selle teeme siis nii-öelda fileeks ära, ma arvan, jah. Ikkagi selle aasta esimene mõõdus mul ja väga hästi. Yes! Nii, trollame tagasi praegu. Ja just tuli mul otsa ka. Ma hakkasin tagasi trollama. Jälle suur või? Jälle suur. Oi. Ma just tahtsin öelda, trollame tagasi ja kohe tuli külge. Mul on ka kahv siin. Oi. Kuule, mingi väga koll jälle või? Mis toimub? See ei tule vee pealegi. Oi, poisid. No nii. Mis seal ikka? Võtame lahti sinna 2 konksuga mõlemaga kinni. Nii, aga mina ahnitsema ei hakka selles mõttes, et tegelikult see ei ole päris 60, see paistab siuke 55 kuni 57, ma ei hakka mõõtmagi. Aga see viga ei saanud, väga ilusti jäi kinni, meil üks juba siin kaasas on. Kahju muidugi, et postile otsa ei tulnud, mis minule seda kala nüüd nii palju vaja, teil võiks otsa tulla. Aga jah, see läheb tagasi, me ei hakka ahnitsema. Mul üks on söögiks. Väga hästi, aga võitles kõvemini kui eelmine. Ega mis seal ikka? Kütame edasi. Sõidate ees või? Pange ees minema siis. Nii. Kiri. On küll otsas. See tõmbas. Okei. Kiri. On jaa, suur. Millemetsa tosia. Kahva. Oi, mis loom. Mine metsa, vaata seda elukat. See on ju korralik purikas. Boja. Korralik purikas. See on suurem kui minu oma, see on 65 sentimeetrine kuskil. Väga äge. Võtame lahti, see sõi nüüd nii sisse. No hästi, aga siis vaatame siis, mis kaalub see suurem Hermanni oma. Pane sealt alt, jah. Kaal on nullis sul, jah. No ma arvan 1,5 või nii. Kilo 530. 1 kilo 530. No, väga hästi. Kilo 530. Jäta meelde oma number, kirjutame üles ja vaatame, mis minu oma on. Ma arvan, et 1,2, 1,3 ma pakkusin. Vaata, sul pole nullis, jah. No väga hästi esimese sõidu kohta ju. Kohe esimese sõiduga nii, kala sööb täna hästi, plekki tundub ja ta võttis woblerit ka. Kilo 245. Jah, okei. Väga hästi, Hermannile paneme kohe numbri kirja. Läheb praegu tabelis esimeseks, meil on võistlus ka, nagu ikka. No, vaata. Nende landi ära loopimistega on see, et nii kaua loobid neid kogu aeg minema, kuni ükskord ostad endale need kuradi kummipüksid. Ühesõnaga, jah. Kummipüksid ära ostad, see on mingisugune paarkümmend euri, mingi 30-40 euri on see väljaminek. Esimene sööma. Ja siis on pohhu ja siis tood kõik need landid ära. Seekord ei ole Mehhiko plaust esimene, siis Kairit ulust. Ma olen nende pükstega suht palju leidnud kalante, sest inimesed ei viitsi minna vaata. Nad ei taha mingi märjaks saada.
kohtus hakklihad sulama panna. #Obi. Viimast ehk siis esimene on seekord supp ja siis teeb selle Mehhiko asja hiljem ja pärast siis nagu ikka saate seit võtta omale igaüks vahvlit ka, ühe vahvli ka igaühele magusaks laua pealt ja siis jah, davai, laual on muud kraami ka veel. Näksimist. Noh, nii, lähme järgmise pundiga Kes müüri ei lao, see pihku ei taona. Tuli päris hästi kala, kaldal oli ka mingit väikest kala, natukene paar särge. Saadi siin und sisse. Ja meil on siin uuendus ka loomulikult. Memberid juba teavad. Aga kes tahab näha, kuidas see asi ehitati või mis süsteem see siin on, siis julgelt hakake memberiks, see pole midagi, 4,99 kuu. Ja siis on teil lisavideod, aga nüüd on siit hea mugav paati ronida. Hops, tuleme siia, see oli ammu plaanis. Vanna selja haige, näed, saab ka siit ilusti lihtsasti peale. Oi, nüüd jäi see serva taha kinni, ei ole hullu. Ja paneme peale ja vaatame, mis me siis teise tiiruga saame. Ja tegelikult on üks asi veel. Mul tulevad varsti e-poodi lantide mystery boxid. Salajased landid sinna sisse. Noh, mis nad nii salajased, nii kui te teate, ma siin jõe peal püüan palju Mystery boxid. Plekiga. Üks läheb kohe testimisse, selline plekk, see ei ole nüüd Vene plekk, see on Hiina plekk. Siis lähevad testimisse veel mõned woblerid, siin läheb ka kuldset plekki testimisse, et kui need asjad siin toimivad, ju nad toimivad ka mujal ja saab siis mystery boxidesse panna neid erinevaid. Tüüp hakkab enda paska ära jagama, vaata, mida ta ise ei taha. Ega midagi, lähen peale. Enda vanad landid tõmbab mystery boxina. Nii, ja nüüd selle Hiina kollasega, see tundub ka mitte alakas, see on kindlasti mõõdupoiss. Nii ma võtan kahva. Kindlasti mõõdupoiss. Hopsti! Oi! Hopsti! No, näed. Aga oi, sellega on mida hekki jälle sõi niimoodi, et verd voolab. No. Näed, kus verd tuleb, lahmab külje pealt. Pole midagi teha. See läheb jälle söögiks. No õnneks on mõõdupoiss. No sööb niimoodi sisse, aga näed, müüki plaanitavad landid töötavad. Et vaatame, mõõdame ära selle kala. Ja, veri tilgub juba niimoodi, et siin all on kõik punane. Kahju. Ma oleks muidu lahti lasknud. No nii, ja nüüd mingi väga suur ei olegi, aga õnneks sul olid ka kingitused. 50, et noh, saab selle ära võtta. No, need peab ka minema läbi käima, ära tooma. Et ta on nüüd mystery boxid. Et jah, sellega Ossa roiss. Kui söögiks, aga noh, mis seal ikka? Võtame ära. Yes. Yes, mystery boxid. Korgi vee alla, üks haug, lausa unna selle korgi. Mul ka mystery boxid tulemas. Ära tusto, kohv, siinsamas, kohv. Tuligi ära või? Jaa, see oli mingi 2 vähemalt. Vähemalt 2, jah. Oi, ei tii, aga kus ta nüüd selle unna korgi tõmbas siis? Ma hakkan undu tõmbama. Jaa, täitsa crazy. Välja ei tohi tõsta, kahvaga ikka veest on ju võtta. See on sinu mootori. Oi, ei tii. Ei ole kerinud. Seda korterit on sama kerge üles leida kui jaanipäeval lummekusta. Haidi! Ma nägin ainult pead. Kas see oli suur või? Jaa, väga suur oli. Ma nägin, see oli mingi 2. Ta võis ka 3 olla. Tere, mida ta ajate? Ma tsiteerisin. Siis see ei ole ju nii suur. Ma tsiteerisin Tüüriku, et Tõmba. Jõhker värk. See oli mu karakter. 90% on punane. See näitab valesti. No näed, siis selline elukas. Võis ka 3, kuule minu meelest viskas 5 kilost. Tõmbas unna korgi põhja. Võis olla küll 5 kilone auk tegelikult. Okay. Nägite ka poisid, ne? Ma nägin pead. Jõhker loom. Anna see. Kes kala ei püüa, see keppida ei jõuana. Jah, tõmbaski kuskilt, näed, selle alt läbi. Okei, võta see kiiresti oma paati koos nõeriga. Vaata elukad siis. No aga see on siin nüüd siin sopis alles veel kuskil. See tuleb võtab võib-olla uuesti, kui maha rahuneb. No võt siis, mis siin elukad on. Nii, me nüüd sööme ära ja siis lähme alumise kampsapundiga, jah.
siis lähme jälle vee peale, paneme ülesse vett ka ühe sõidu, vaatame, kuidas seal on haugiga või ahvenaga lood. Ja jah, ega midagi, toimetame. No nii, me hakkame minema nüüd kohe jälle sõitu, paneme ülesse vett ja vaatame, kuidas siis ülesse vett ka lugu on. Ma ei ole sinna ülesse vett kaugele sõitnudki. See aasta ma ei tea, kas seal on puud alles veel, mis eelmine aasta seal jalus olid ees või ei ole, eks paistab. Kus need puud vahepeal kadusid seal siis? Et ei tulnud selle sõiduga midagi praegu. Ei tulnud midagi, et randume siia ära ja hakkame grillama siis. Et midagi üle ei jäänud. Nüüd õhtupoole Haug ei söönud enam millegi pärast, et sõi ainult siis enne lõunat natuke. Ma ei tea, kas enam on, aga oota. Kui sa lähed Google Maps ja siia toksid sisse perega looduses. Näe ikka, jah? Näe, jõe otsa, perega looduses. Ta on siin, kuidas ma nüüd ütlen, Põlva taga kuskil. Põlva on siin. Ta on siin Põlva ja selle kuradi Lämmijärvi vahel. Võhandu jõe ääres. Aga täna me lähme kuskile mujale. Ega meil pikka pidu ei ole, jah? Me siin põhimõtteliselt kohe panemegi minema. Me joon kiirelt oma kohvi ära ja siis läheme. Mingi und läks tagurpidi meie jälle. Läks ära. Väike Haug. No kui väike läks ära, siis ei ole vahet. Kuhu minek või? Las ta läks. Lähme kepime su ema. Härra Tobikoer 1. Grillamine käib, seekord valges. Enamasti siin, mis siin kevade poole laagrid olid, või talvel oli see grillamine pimedus, aga nüüd on nii valge. Väga hea! Meil on siin peale 9-tki veel vist valge. Kell ei olegi siin mingi väga palju veel tegelikult. Kell on 20:27. Tobikoer, ma tegin nalja, palun ära anna nuga mulle. Eelmine kord mul oli kuskile siiamaani vist. Nüüd sai see jätkatud siit kõige soisema koha pealt ka. Nüüd saab siin käia niimoodi, ei pea siin uda sees tallama kõrval siiani, kus on kuiv pind. Right. Tänud, boss. Väike ja nurupoeg ka. Ja mis seal ikka? Hommik. Mis teete sellega siis? Elussöödaks on vast liiga suur, siis tõdame tagasi. Suurel Haugil ei ole, aga laske siis jah tagasi. Ta on nagu elussöödaks liiga suur ja muidu jah. Nii. Siin tuli nüüd roosärg, vaatame, mis mõõtuse. Ma mõõdaks igaks juhuks ära, vaata, see on niimoodi, et meil on ju võistlus, et see 64 Haug ei pruugi teha siuksele roosärjele enam ära. Me punkti arvestusega vaatame, et mõõdame ära selle, mis ta on ja siis paneme igaks juhuks kirja. No nii, õhtune unnatšekk veel, jah? Loom tuleb ka tšekkima unda. Mul koer on küll ikka. Siin pole enam. Nüüd on grillatud ja tehtud ja lähme magama ära. No, kuidas päevaga rahu elu on kui kokku pandud pusle, mis koosneb pisikestest tükkidest. Kõige suurema kala. Kalameest, tänud sulle 100 bitši eest. Mis seal ikka, eks homme võtab ka Haug ja vaatame. Ei tulnud kõigil kala, aga noh, ega midagi. Tänaseks kõik, et Don Pisar ka pisardab selle riimi peale. Ja siis paneme varsti tuttu ära, et mis me siin ikka passime väljas, et praegu keegi vist ei viitsi enam püüda tundub. Mis ma vaatan, kas on kõik olemas? Tule nüüd. Roose. Tule nüüd kaldale, no. Hops. No, sina lähed otsast, okei. Mis kell koul on või? Kohe varsti lähme. Kontroll vist, jah. Et
kõik on siin juba üleval käsikaga, siin mingi kala oli võtnud, aga otsa polnud jäänud. Nüüd minnakse vaadatakse unnad üle, sest vahest on niimoodi, minul on päris tihti juhtunud tegelikult, et te vaatad, et punane pool on ülesse poole on ja, aga haug on tõmmanud uuesti ringi ta veel, ehk siis tähendab seda, et võib olla vabalt nöör pealt juba maha keritud ja kalaga otsas, aga ma ühendan siin mõlemal paadil akud ära ja siis vaatame. Nonii, üks jäi maha. Nonii, väga hästi. On ikka vinge koer. Hommik. Meil on nüüd maailma Snoop, tänud sulle ka, boss. See Bella hiirepüüdja ja siis on meil maailma kõige vingem koer. Aga jah, nüüd hakkame õngesi kohe siin vaatama, parandama, millel siin on vaja uuesti trossid külge ja asjad ja mingid pusad ja värgid ja tavaline värk. Painakate söömine jah, nüüd sööme ära, siis lähme vee peale jälle poole tiimiga, vaatame. Uni on alati hea. Kindlasti elus sööta, et siis saaks... Kuigi oleks veel parem, kui teiesuguseid imelikke inimesi ei eksisteeriks, kes vaatavad mind öösel, kui ma magan. Täna tuleb nüüd veel soojem, hästi päikeseline ilm. Mida unes nägid või? Su ema. Äkki hakkab võtsin teda kaksi-raksina. Siin pole ahvenat landiga saanud. Praegu paar tükki on tulnud siin mingi laagri käigus siin tuli, ma nüüd ei mäleta, millise laagri käigus, paar tükki vabast veest. Aga jah, eks siis vaata, praegu on 10 kraadi juba hommiku. No võt, normaalne, suvi on käes. Ja mul on kala. Kui suur ei tea, võta kahvi 2 juhuks. Väga suur vist ei ole. Lahjaks lähevad või? Emakad või? Oi, see on turb ju. See on mu turvarekord ju. Ma pole nii suurt saanud. No tõsta sisse. Vaim värki siis. Poisid, kurat. Landiga. Siuke on. Siis mis see turb kaalub? Ma arvan, et see on minu turvarekord. Turpa. Ma ei ole nii suurt saanud. 1,465. Normaalne. Aga teeks pilti ka, kui ma juba siukse sain, on ju. Ja see kala läheb tagasi, sest et ma ei oska selle turvaga midagi teha. Eelmine kord ma võtsin ja ikka ei tulnud hea. Nii, mine siis. Aga ilus loom ja näed, läheb äge. Head suured huuled olid ju. Ei, see ma ei ole nii suurt saanud. Ma olen midagi kilokanti. Tere, üks suur kala palun, kellel on kõige suurem suu. Tuli siis selle sama Hiina pleki peale, mida ma siin testin praegu põhimõtteliselt hõbedase peale nüüd. Kes teab, see teab. Üks haug selle kuldsega, täna tuli selle hõbedasega. Nad on muidu välimuselt identsed, aga lihtsalt värvi vahe on. Aga paugutan selle hõbedase kedasi praegu, vaatan, mis siis veel siit tuleb. Nii, meil siin juhtus üks Millal sööb tuleb? Et kellegi kummik paneb nagu ööuss või vihmauss põgeneb kuskile maa sisse ära, aga vaata liiga siia serva peale ei tasu ronida. Nüüd on meil selline olukord ja no jah, ega pole midagi, nüüd tuleb välja kaevata, mis siis teed? Et siia ei tasu jah ronida, siin on liiga pehme see asi. Vot, sihukesed tegelased. Nii, ilm on päris soojaks läinud, siin on juba lühkarite veel, osad mehed ma ise ka. Et teeme söömise ära ja lähme jälle peale. Mul on jälle paar uut asja katsetada, mida ma ennem ei katsetanud. Et on niisugused asjad, on niisugune pea, raskuspea, siis siin on see ja all on see. Siukene, et seda katsetan. No silikooni panin suvalise külge, aga just, et neid päid on jälle Hiinast saada. Vaatame, kuidas see toimib, kui siin all töllerdab mingi siukene asi. Ja mina panen alati lisakolmiku siia üles, et ma kuumutasin selle kolmikul selle ülemise aasa ära. Vaata võilmi, ma panen näitan, kuidas ma teen. Kuumutasin ära selle ülemise aasa, et ma saaksin seda niimoodi kokku suruda. Sellepärast, et muidu ta tuleb siit teise kolmi või selle ühese pealt ära. Et ma panen selle nüüd niimoodi siia. Hops.
lisakonksuks niimoodi, et siis hakkab nagu külgede pealt ka külge, kui vaja, aga see tuleb siit otsast ära, kui rahmima hakkab ahu. Aga miks ma ta pehmeks lasin selle silmuse, ongi see, et nüüd ma saan ta siia hops kinni pigistada ja nüüd ta üle selle kida nagu ei tule ja kala jääb ikkagist külge. Vaat selle mõttega. Vaat siukse süsteemiga, proovime seda ka. Ja siis veel väiksemaid wooblereid, mis on suure keelega ahverna jaoks ja siis ka selliseid testime veel ära. Spinnertailid, aga nüüd need Hiina versioonid. Sest et üks sinine, mis selle nimi oli, mis sa ka mulle kinkisid, mäletades? Spinmad, jah, et need Spinmadid ju hästi toetasid, aga proovime nagu Hiina versioone ka, mis on nagu oluliselt odavamad, et kas need ka toimivad. Meil siin tegelikult valmis see hauk ka, vahepeal suitsu ahjus, ma ei filminudki, mis on siin eile sain, et tegime selle ära ja seebiga ikka ta on nii mudased, et siis jah, saavad süüa. Kui söövad. No aga ma tahaks näha seekord, et see otsas ka on. Muidu on see teema, et ei söö keegi siin kala ju. Jätakse järgi nii palju, aga no sööge nüüd seekord ikka lõpuni ära. Poisid, mis toimub, kas koer käis laua peal või? Võib-olla. Või on seekord niimoodi, et päriselt söödigi kala ära või? Mina söön kõige rohkem. Tegelikult on veel ju nokkimist siin. Siin sutsu on siin nurkades ja kõige paremad osad, need kõhuääred on veel söömata. Rasvased kõhuääred. Seal ongi kõige rohkem suitsu maitset. Noh nii, teeme veel ühe sõidu. Kahe tiimi peale, kämpsa peale kokku saime siin pundi. Et vaatame veel nüüd. Õhtusem aeg, et äkki võtab ja kui ei võta, no siis lähme pärast teeme veel baaslaagris seal, veitsa seal veel grilli ja värki ja noh, vaatame siis veel kaldavalt midagi. Et ega me ei tea, meil päeval tuli vastu üks paat on ja kalameestega, nemad ütlesid, nemad ei ole üldse saanud midagi ka. Et täna ongi siuke päev vist. Eile oli ka, nagu enne lõunat ainult oli siukene põhivõtt ju. Et noh, ma sain küll selle turva siin täna ja no ütleme, nüüd väikest kala ikka tuli siin kalda peal, aga ma ei hakanud seda vaatama, et poisid seal käisid kõvasti seal otsa peal viidikat. Palju teil seda viidikat kokku tuli siis? Et viidikate igasugust väikest pudi, aga noh, mis see selle väikse pudiga, nad tahavad ikka augi, sest praegu on augipüügi ahegi. Aga no proovime siis. Nii, meil vee peal ei tulnud mitte midagi, aga kaldapealsel tiimil uskumatu. Sirel ei õitse veel, aga tuli ilus linask. No paneme maha, mõõdame ära. Kaalusite või? Kaalusime, aga see kaal näitas 2 korda erinevaid. See panite võib-olla vale selle ühiku peale. Et see on... Äsi kaalub uuesti. See on jah, 36 jah. Ja sealt august jah. Ja sealt samast, kus praegu need korgid on. Seal nägin, et järjest niimoodi alla läheb ja tõmbasin. No võt. Nii, see ei saa olla nagu mingi 700 ainult. Ta on ikka suht raske jah. Nii. Aga võib-olla siis on. 760. 760. Tegelikult võib olla küll, ma ei ole ise nii ammu linaskit saanud, ma ei mäleta enam, mis nad kaaluvad. Lased tagasi või? Ja Kairit oli filminud ka telefoniga, kuidas see linask välja tuli. Et siis vaatame selle ka siia vahele ja selle telefoniklipi. Mis juhtus? Pane kapp alla! Võta! See on suur turb või midagi. Ma suud võtta, ma ei näe, kus ta on. On siin juures. See on mingi räigelt suur turb. Said või? Jah. Kes siis on? Kes on? Ma ei tea. See on linask või? Tegelikult! See on linask! On või? Jaa, see on linask! Keegi pole siit mõõdust linaskist saanud. Mõõda ära! Saadame Ällile. Tegelikult, Äll just eile ütles, et linask mullitab kuskil. Ma vaatasin, mis asi see on. Palju linaski alammõõt on? Palju linaski see mõõt on? 30 või?
kala. Mõõda ära ta, ma helistan Allile siis. Ära kala, sure ära. Tasage ju. Mille otsa tuli? Ussi või? Jaa, suvaliselt veotas, ma vaatasin, mis asi siin on. No davai, mõõda ära. Ma arvan, et see mõõdus. Võib-olla jah. Oota, Keiu, vaata, sul on selja taga õnged ära peale astu. Noh nii, panime tule alla ja hakkame siis täna ka, kuna eile jäi veel terve suur pakk vinkusid järgi ja vahukomme on ka veel järgi, siis me võime täna ka seda sama asja veel teha siin lõkke ääres on ikka mõnus jah, ja miks mitte siis. Et muid asju kõrvale, mingit salatit ja värki ja leiba ja mis siin siis ikka vaja on. Õhtul veel. Teil on omal ka hästi palju magusat ja nänni kindlasti kaasas kõigil on. Ahvenainde kalapakki. Teeme siis veel ühel. Keegi küsisid, kas need on tema lapsed kõik, ei ole. Ta korraldab neid mingi kalastuslaagreid. Üks koht maksab mingi 70-80 euro just. Ei ole, lõkkeõmber ühe lapsele. Üks vend istub seal, aga see, ma ei tea, kes see on. See pole meie laagri laps. Aga jah, ega midagi. Vaatame hommikul edasi. On ju? Ja, lähme tuttu ära. Vahepeal oli 105 euro. Eks see oleneb, mitu päeva nad seal on, vaata. Proovime veel. See oleneb päevad arvust vist. Mingi päev peab ta ju sööma hakkama. Aga jah, kõigepealt ennem kui lähme vee peale, siis kiired võikud, asjad. Ja siis on veel võimalus siin, kes kalda peal jäävad, võivad veel üle teha seda. Eile seda ma kohta ei filminud. Meil tuli siin nii suur viidikas, et me pole siin nii suurt viidikat saanud. Viidikas juhibki praegu jälle, et meil on siin üldse huvitavalt suured viidikad. Oota, mis see mõõt oli? See oli 19 sentimeetrit viidikas. Me ei ole siin nii suurt saanudki ja see siis praegu 76 punktiga juhib, et vaatate, kes siin kaldapealsed mehed on, äkki saate veel suuremat, et kõige suurem tõenäosus praegu ongi vist tõenäoliselt viidikaga ära teha, kui seal nii suuri viidikaid tuli eile selle sopi otsa peal seal tegelikult. See koht, kus see nii-öelda sopp läheb jõeks üle ja natukene jõe poole isegi, oli mingi suure viidika parv all. Te seal noppisite päris palju neid eile ja? Ja, 10 tükki. Et noh, vaatame siis, mis kalaga lõpuks selle laagri võitja võidab. Aga sööme ära ja aega ei raiska, paneme kohe vee peale. No nii, hommikune peale sõit siis. Ahvenainde kalapakki. Vaatame, kuidas täna siis haugiga on viimasel päeval. Nii, siin on vist kala. Ja ongi kala. Jee, esimene! Täna hommikune, aga väike. Maru väike on ikka. No, mis seal ikka? 2-3 korda suuremaid. Eks võta lahti ja saadke tagurpidi raputada. Voh, super. Näeme paari aasta No, pärast. yes. Nii, mul on kala küljes. Ma võtan igaks üks ma vaatan, mis on ilus. Oi, jälle. Jälle väike. Veel väiksem vist kui sul oli. No joh, ei tii. Mis see siis on nüüd? Eile ei tulnud üldse. Ei, haug. No mine tagasi. Hull loom. No ikka tegelane. No jah, mis oli ikka vähem midagi. Kala ja see ei ole väike kala. See on nüüd mõõdukas kindlasti. Võttis korra, ei jäänud otsa, siis võttis uuesti. Oi, see on ilus. Oi, see on ilus. See on ilus haug ju. Pane alla, vette pane kahv. Nii, võt nii. Tõsta kahvaga. Ma hoian Tamilist ka, et ta väga ei keerutaks. Oo, väga hästi, lant tuli lahti, kala on kahvas, tõsta nüüd paatise. Spinnad. Nii, tõsta siia. Väga hästi. Oota. Oota, mis ta pikkus on? Võta see ära sealt, see rihm. 60.
nii, koon on seal. 61, umbes nii. see oleks minu rekord. Et noh, mis seal ikka, aga see jäi nii ilusti kinni. Viga ei saanud ja kõhna vend, kudend, mina lasen tema minna. Et jess, näeme siis mõne aasta pärast uuesti. Hea küll. Oi, ma olin kindel, et on põhjas, aga ei ole. Nii, too siia. Ongi kala, noh. No nägid siis. Siukene lugu, kuule, see on ju suur poiss. Ma mõtlesin, et on põhjas. Ei olnudki. Ei saanud üldse aru, et ridva otsa oleks jõnksutanud, vaata. Aga no saime ikka välja tõstmise peale. Joh, Heidi, kuule. Väga ilus. Väga ilus. Ja pikkus on sellel tüübil 56. 56 ja okei, kaalumees ka või? Kilo 290. No vot, nii ja mis mõte on sellega? Ma tahan oma isale seda näidata. Tahad näidata? Musud magusad. Selles mõttes, et tahad ära süüa või? Ma arvan, et nagu ju. No võtame siis kaasa. Hästi, väga hea. Super. Noh, täna on kohe teine päev, on ju. Jälle nagu esimese päeva alguses. Aga noh, ütleme nii, et minul on ikka liiga palju kala tulnud. Poistel võiks rohkem tulla. Need kalad, mis mulle otsa tulid, oleks võinud poistele otsa tulnud ja tulla. Nüüd tahaks võtuaeg. Nii, see on väike. Tüübil teine otsas juba kohe järjest. Nüüd tahaks võtuaeg järjest. Minut aega tagasi saime. Võtan ära, jah. Nii. No läheb tagasi. Yes. Yes. No, tahate kloune näha või? Nii, No. aga panen minema. See on siis, kui... Goal 3 incoming. Tavai kutid. Nikkuge naisi, pange.